värk on, Karl? Selle kooli bussiga lähmegi või? Jõhkerna. Tervist. Nii algab üks järjekordne nädalavahetus mootorrattaga. Reede õhtu. Homme hakkab Piksepini esimene etapp ja õhtul on Mäkketõusu öine viimane etapp. Ehk siis proovin seekord natukene sellises dokfilmi versioonis seda teha. Karl siin paneb ka asju kokku endal. Või õigemini siin on asjad koos kõik juba, kõik selle nädalavahetuse kraam, mis meil siin vaja võib minna. 2 päeva, seekord on vähe teine transport ka, seda vaatame pärast. Vot selline lugu. Täpsustuseks veel nii palju, et mitte mingit lõikamist ei toimu. Nii kui nuppu vajutan, siis see kõik jääb peale ja vaatame, mis lõpuks välja tuleb. Kõik on must materjali ühesõnaga. Poodium on kaasas, tsiklivarustus. Siin on natuke ilutulestikku, seda vaatame pärast, mis sellega saab. Karli riided, küte, mota. Mota läigib jälle nagu uus. Jaa, filmin. Ma vaatan, et kuidas meil laager hakkab siin kokku või lahti pakkima ennast. Peegel pakib siin ka oma laagrit ja lähme vaatame rada natuke ja siin saab tsiklit pesta pärast. Kes tahab, kõik saavad. Väike rajakontroll. Siit võiks ju saada vähemalt natuke otsem alguses. No see esiratta pead sinna edasi mätta, otse sõitma edasi. On metsas käidud ja laager püsti. Ära praegu pane. Lähen vaatame meie laagrit ka. See on üks igavesti äge buss. Seda võib rentida, seda võib osta, keegi tahab. 9 inimest mahub sisse. Köögid, pliidid, dušid, vetsud, magamised, kõik jutud. Ja siin taga saab hopsti garaažina. Siuke aparaatne. Korralik kaader. Enam ei jõua neid. 200 nägu umbes. Eelmine aasta oli siin 172. Lärmil on veel arenguruumi. 11 lausa. Nii, esimene asi on ohutus. Alati ohutus. Ehk et kui keegi vajab raja peal abi, siis aidake teda, sest te kõik teate, et auhinnad on meil jube sitad. Kõik paremad asjad loositakse kõikide osalejate vahel, et viimane mees või naine võib saada ka väga hea auhinna. Nii et aidake, kui aidata ei suuda, sõitke esimese kohtunikuni, kes on selle samasuguse ilusa vestiga raja ääres, nagu minul, nagu Erstil on seljas. Öelge talle üks sõna meditsiin ja me teame, mida edasi teha. Ärge hakake midagi seletama, see on aja kaotus, aga aeg on ressurss, mida sel hetkel on kõige vähem. Ja ka esimesele kohtunikule, mitte teisele ega kolmandale enam, sest siis te tekitate mitu situatsiooni ja asi läheb jamaks. Ehk et esimesele kohtunikule ütlete sõna meditsiin ja me tegutseme edasi. Nii, siis rajareeglid on endiselt punane parem käsi, reed, right, punane parem. Kollane on vasakut kätt ja alati peate rajal jääma nende märkide vahele. Ei sõida kuskilt eemalt mööda. Rajal on erinevaid kohti, võib-olla mõni märjem koht, põhjad on igal pool all, aga seal, kus teil on võimalik sõita kaugemalt, ei ole me mingisuguseid märke pannud. Nii et kust võib tekkida vajadus, et laiemalt minna.
on see siis kuskil mägede peal. See suurepärane mägi on jälle sees, mis 2 aastat tagasi teile rõõmu valmistas, kus Vallo 2 tundi vallates teie selle muda laviinide sees. Nii et, aga nüüd seekord läheneme teiselt poolt. Paremale poole ärge ronige, sealt te kuskil ei saa. Igasugused ümbersõidud vasakult poolt on võimalik esimese käiguga pott ülesse minna. Mina sõitsin kummikutega see raja iga pool läbi, nii et rahulikult, et ei ole hullu. Jala lõin ära. Nii et lintide vahel, püsime lintide vahel. Start toimub niimoodi, et mina hakkan liikuma, lipp püsti. Stardipositsioon on see, et ma lähen ühte äärde, lipp on maas ja kui ma lipu püsti tõusen ja liikuma hakkan, siis minu tagant võivad tsiklid hakata minema. Eest ei tohi isegi mitte käivitada. Te võite istuda tsikli peal, võite olla kõrval, aga tsikkel ei tohi olla käivitatud, vaid minu selja taga käivitate tsikli ja hakkate minema otse allapoole. Mustade respolippude vahel liiguma alla oranžide respolippude vahele. Ettevaatust siin on see, et kes tahab siit otse läbi võsa minna, et teile võivad läheneda inimesed vasakult poolt. Ehk et lihtsalt stardis oleme ettevaatlikud nagu alati. Nii. Finiš on siis siin, kus valge auto on, kus te läbi sõitsite finiši kaare alt enne siia tulekut. Aga peale finišit keerate vasakule, lähete sinna Pädoki suunas, kus on kõik on juba aru saada. Uuesti! Türa! Ära ropenda siin. Miks sulle meeldib? Mis nüüd siit äärest hakkab? Viimased. Et alustame siit poolt. Mase. Masendav. Korras. Kainu saab must enne minema. Käib kaamera või? Käib kaamera 21 sekki. Nii, tähelepanu. Volteriid see peegel ka visata ei mõista. Tähelepanu! Päris kiirelt läks. Manu jooksuga pani neid. Näe, rings. Oota, ei või panna. Võtame siit rahulikult kümme oma koha kätte. Lärn käis rada. Sõitmas, küll ta teab, kuhu minna. Ta käis tutvustas videot tegema. Värske rada tolmab rängalt. Lärm läks siit. Mine! Rivi on päris pikaks veninud juba algus. Pressi must mööda. Vastu päikest käiga hea näha ei olnud midagi. Varro, kurat. Päeval oli küll päike rängalt vastu. Oo. Saanki aru. Noored poiss.
Lähme kaeme, ega siin päris palju rahvast on ees juba. Annab võidata enda positsiooni pärast. Rada on suht kiire. Kõik on kiired sõitjad ka millegi pärast. Oi, lärm oli hoopis kaugel. Nii hästi minema sai. Juba liitka lendab. Ikka päris suur kaader on siin eest ära saanud, me saime nii loosiga ka halvasti minema. Ja siin on hulka seda kitsarada, kus ongi väga keeruline mööda maastada. Asi ette sattunud. Ees on juba vahe pikaks venninud kohe. Ole mööda! Nad juba eestvennad ära vajutanud. Lärm ja Renks vähemalt, ma tean, 2 mu põhikonkurentsi täna. On mul sees ja Karro ka. On mul 40 plussis.
positiivselt. Küll jõuab või ei jõua, siis läks nii seekord lihtsalt. Kui vaja natuke rada või tundma õppida. Esimene ring ei ole vaja kohe silmad ruutust põõstada. Niigi on juba päris intensiivselt alustanud. Annest selle mõjub kohe see asi. Randmed ongi mul kõige nõrgem lüli. Tundmatu lõik. Pikaks on vaja, vahed läinud seal eespool. Selja taga ei näinud kedagi. Kõrvalt ka minna kuidagi nii hea trajektoor tundub. Nii. Sain natuke minema siin. Samas on esimesed juba väga kaugel ilmselt. Jah, see on pikk ring ja ajub siin ägedalt laiali kõik.
siinpool käisime kõndimas nagu. Hea küll. Ülevalt oleks saanud, aga alt tundus praegu nii hea. Toon sisse tehti. Mingi vend on siin ees. Lõpuks ometi jõuan kellelegi järgi ka. Poiss jälle, mitke poiss. Ei tuvasta ära kahjuks. Võtab küll nagu elajad. Noor ja uljad. Ai, kui kõrge. Juba verest mööda, aga siis tulid mingid jokkerid vahele ja vere sai jälle must mööda. Piisavalt kiire siin kitsa raja peal, et iga nurga pealt raske mööda saada. Peab ikka väga sihtima, et keegi eksib, siis saab. Plastdetaile juba selle raja peal. 183 sõitjat või, läbi kõigi aegade rekord. Osavõtjate arv. See on veits vahet sisse, siin muidu ajab mulle tolmu peal. Mäkki on väga raske tulla niimoodi täitsa sabas. Esimene mees eksib korraks, siis ei ole taga enam aega reageerida ja seisadki seal poole mäe peal. Ma pagan küll, siin on juba rahvas. Nüüd peab juba hakkama trikitama kuskil teisi sooni, et mida siit lähed. Kõik kaotada ei ole. Nägid? Hoppis võita. See tõi väga üllatava koha peale välja. Oho, siit läheb küll. Uusi radu peab otsima praegu. Oota pagan. Mida helli, siin on mingi külakuhja tehakse.
tagant tulema kohe. Siit alla minnes on üks auk päris jõhkraks läinud. Tuleb juba hüppeid alla minna, kui üle kuudi lennata. Kõrgetele meestele on siin pandud puud ette. Et väga lihtne ei oleks. Ai, aga see rada on jube kiireks läinud ja väga aukulik. Sealt otse. Peaks ka proovima, sest tundub, et saab väga edukas. Läheb! Oi, suur tänu! Ka palju neid kuradi auke siia tekib. Jõhkeb lihtsalt. Hullu vaevust tambid. Oh! Nüüd viskas neid ringiga maha ja siis vahel siin. Meelde saab mööda, ma ei taha sealt üle kuu minna, see on juba nii ebameeldiv. Läheb! Aga ikka tulin siia järgi. Oh! Metsavahe lõpuni siis sõlmime lõpu poole edasi. Siin olid ka ägedad paik. Oh! Kõik juba nägid. Paremalt on üks auk. Mida heldi? Mida heldiga ei ole? Midagi nägin valesti. Ai, see on sadala. Pool tundi on veel sõita. Tava on see, et rada on täiega kiire. Ma olen siin uhanud, nii et käed on krampid. Aga ei ole ühtegi konkurenti eespool näha ega ka tagapool. Aga noh, krenks ja lärm ja on siin veel terve hunnik inimesi, kes must eespool on. Aga ma ei jaksa.
õudne kihutamine ja auklik. Proovime see pool tundi vastu võtta teile. Kaameraga kestab. Ai, alla minek on kõik ilgelt ränk auklik. Keegi on seljal teha. Kahtlaselt kiire häälega. See on hirmus. Nii kuradi intensiivne rada, et no tõesti. Kaugus kinni ja kihutamine. Käed on nii läbi, et ei jõua enam. Ai kui õudne. Mida pekki? Vere on hoo üles. Seda poleks küll osanud oodata. Tuleb tunnistada tema tugevust. Võtame plaani vähemalt, et veret kaugele ei lase. Ja küttega tuleb välja, vast tuleb. Klokk ei viitsi küll minna. Jälle minut kadunud. Ei pagan perest, ma päärest mööda. Läheb! Tere kavana pikkade jalgadega läheb ikka sama. Mida pekki? Tegin päris hea vea praegu. Nii pehme olen juba. Kohta pagan. Kohta kändub. Oi. Tõesti on raske. Ei salgu. Kohta pagan. Ei tohi hullu ka panna. Pere sai nii hea oodi. Ei tea, kus ta selle jõu leidis. Näed, ma ei teksid. Ühe poole põõs ja teisme suudahin. Eno raja peal püsti. Läheb! No ja nii see vahe pikeneb. Siit üle mütsi keeranud ennast. Ei ole siin aega passi. Veret ei ole näha. Sai ees minema ikka. See oli
nii palju rahvast, ega tegelikult ei fikseerinud ära, kas ta jäi sinna passima, vaevalt küll. Mida ma siin selle verega võitlen, esikolnik on juba kurat teab kus. Mis oli see või? Lihtsalt panin soonest välja tuimalt. Pehmed nagu sülg. Jalad on sama või. Ei ole see istuv rada, see pole absoluutselt istumise rada. Püsti seismiseks mul on juba ammu jalad läbi kulutatud. Välja. Jälle on keegi selja veel, tule tilm vahel. Tõstis järjekord. See on Elving, kurat. Enne ma juba läksindast mööda, nüüd on ta hoo üles saanud. Harjus rajaga ära ja lõi joo üles. Trenni poiss on kõvasti uhandanud seda Epra rada. Ärme teda veel kohe mööda lasi vaatama, mis suudan natuke seljadega hoida. Päris võrdus koht. Tuli viskida. Sinna auku jäänud. Elvingu vana krossi meest saab püsti kõik need lained läbi lasta. No miks mina vaesike. Tahan lihtsalt tagu otsa siin. Pagan, see on see, kui nii palju aastaid ikka järjest on sama rada, siis läheb ikka nii kuradi auklik. Kaader maa ja õnnestab üle saada paremini kui Elving. Ise lasin praegu mehe mööda, kuidas sellist vead on. Vau! Vau! Mahti küll. See oli hull prets. Veenega. Nõela silmast pugesin läbi lihtsalt. Vahel juhtub niimoodi.
läheb. On siin parem soon. Ma ei tea seda. Jalg hakkab krampi minema ja Elvin Kelly on selja taga. Pagana jama. Oh! Mul on kahjuks jõud otsa, saanudki andeks mehe. No ei tea. Seda meest ma ei võta, aga nad ei ole õnneks minu klassi meest, aga äge vähemalt sõita pool. Läheb! Pingutame veel natuke. Läheb! Elving ikka pressib eest kõrva täiega. Ma arvan, et umbes 1 või 2 ringi on veel sõita. Suuda kestmame. Go! Vea, aga kurat, Jokker oli vahel, ma ei suutnud ära realiseerida. Nüüd tuleb minu jaoks raske oda. Mööda liini alustasin väga hull andmine. Viimane, äkki on viimane, 4. Vabalt võib jõudida nii, et jõuan siia ja seda mingi 10 sekundit, et saan järgmisele ringile minna. Nii ma ei tahaks.
Ikka vahele kindlaks jäänud rada pidi. Pagan, ma olen väsinud tööst. Oi. Isegi viga ei tohi teha. Sirna panna. See on koleda. Siit ka korra. Eesming on juba jumala kaugel. Näegi enam. Perest ei ole ka aimugi, kas ta nüüd sai sealt vette või. Fotograaf on raja ääres nagu sipper. Vee on lihtsalt ei ole tuhki. Kuidas seda tuhki juurde saavad? Trenniga ikka trenniga. Trenni tee ei tohi kurstada. Aga ega sealt ei tulegi väga suur trenn. Jürgen ka raja ääres nagu olen. Ammu ta enam võitlema ei kipu, aga muuttaan sinne. Kiustab täna hull. Siirust on. Suu on sammalt täis liiv. No mine. Oh!
Ämbrasse kohta. See oli tõesti Kupri. Mina nüüd jõuan tõenäoliselt täpselt, et uuele ringile ei saa, aga ülejäänud, kes must eespool on see suur kaader, kõik saavad üks ühe ringi veel teha. No on ennustus praegu. Üldse ei välista, et jõuan, kui räägin niimoodi, et sekundeid jääb veel, et saan veel ühe puunust äkki. Kõht valutab juba seal raputamisest. No mis sa teed? Mis sa teed? Vaatlustan praegult siin, et 40 plussis on siuke järjekord lärm trenk. Karr oli ka vist seal ees. Ma ei suutnud enam ära salvestada, kas see nüüd taimust ettepoole või tahapoole. Samamoodi on ka selle perega. Wow. Nii intensiivne rada, ega siin ei ole aega kuskile vahtida. Teist lõpp juba unustas, ei näe, mis Elvingut sai. Mis ta läks teiseks? Taga. Uskumatu, kui mörk mälu. Ikka jäi, nagu ta ikka jäi. Salku. Prooviks enda positsiooni hoida vaikselt. Tahaks tõesti enam uuele ringile minna. Väss on peal, ei tea, kas küllab jaguks. Vast jaguks. Ei ole väga hullu peale keeramist. Suht kõva kulge. On palju rajal 180 nagu läheb Ahman oli jälle juba teist korda siit endast mööda või isegi kolmandat. Poistis mööda. Ja aitäh, et mäe peal ei eksinud, muidu oleks sinna mõlemad jäänud. Nikkel vähemalt.
radasoont ei ole siin palju tavastanud, ega ta väga vastik all on minna, aga selle eest lõpptipp lõigab hästi ära. Go, go! Siru siia visan. Tavaliselt ei ole selliste kiirete radade peal väga usin, aga nüüd täna ikka puhas. Oot, siin on äge koht. Mäest alla üks õudne. See tõend. Kõige rahvast on õredamaks. Ai, see toon on ka juba sügavaks läinud vastikult. Kui palju auki võib raja peal olla. Auk. Go, go! Ohi, ma kujutan ette, Jürta ja Mägi niimoodi paugutavad, et võib-olla peaks juba mul selja taga olema ringiga. Ei ole üldse võimatu, niuke kihutamine. Kui jõudu on, siis saab siin niimoodi peal hoida. Oi, mees korraks siin aja viitas. Teeni siin olid. Mukke omasid ja igasugused. Siin oli jälle lihtsalt korraks. Paik oli ilusti läiki mõõrutud. On lipp välja, ongi. Jeesus. Koht ei tule täna küll hea, aga mis seal ikka. Mitmekümnes ma olen siis täna. Ei tea, ei oska jälle. Päris raske oli. Väga raske.
käsi väriseb. Raske rada oli. Ei soosi istumat sõidustiili see rada siin mitte kuidagi. Vaatame. Näe, Renk sai uuele ringile, läheb seal üle põllu juba. No nii, olemegi uues locationis. Siin on meil bussigaraaž, telgid püsti ja Sõrestemäkke tõus. Öine. Karl läheb selle pilliga. Selle Starkiga läheme mäkke ja siin on igast traktorid veel. Kõik lähevad mäkke. Isegi issid lähevad ja jaavad. Ja ongi pime. Juuniorid on esimest 2 tiiru ära sõitnud, noored ja juuniorid. Ja kuna mina eelmine aasta krossi klassi hoidsin, siis ma pean nüüd see aasta siin esimesena startima. Järgmine võistlus klassi kross. Esimesena Luiga. Peakorraldaja härra Lambing juhatab siin vägesid. On isegi pealamp, näitab, äkki aitab miskit. Väga toores mägi on, ei tea, kas sinna veerandi peale saab esimese korraga. Esimesena saab rada mida puhastama siis Luiga. Vaatame, kuidas see õnnestub. Seda rada pidi esimene mees, kes saab loa. Küll on soe küll juba. Sõrest öine mäkke tõus. Noh, venitate siin mul. Andke juba luba mul. Proovime praegu teise käiguga, pärast poole vaatame, äkki saab isegi kolmandaga, kuna mul on täna piksekalt ju otse tulin, mul on see sama Plevsi rehv all siin. Kohv vahetas veeli ära, pani Vene 5-se. Siin on head mustrit vaja, aga Enduro rehviga ma ei tea, kui hästi siin kühveldab liiva sees. Tõenäoliselt mitte kõige paremini. Kohv tuleb kohe taga. Praegu pole mingit soont ka siin. No neil mingisugune kiireid võtta seal. Jaa. Noh, tegime soone ette ilusti. Aplaus härrasmeele, kes esimesena sai võimaluse ja loa. Siin on tõesti vist vaja praegu kolmandat varsti proovida. Seina stardi kuulsame kohvi, valmistub piirak. Õhkus oli tolm üleval. Vaata alla tulles rets kivi oli seal. Ma nägin jah seda. Viimase hetke sai. Viimane hetk nägin. No mis siin toimus? Ei oska seda aparaadi käsitleda. Oh, nüüd läks. Neljas käik, proovime. See on huvitav, et tal see raadius on jälle väike. Proovime selle arvutiga siis mäkke ronida. Tarnib esimesena siis elektrika peal Luiga. Oh, paneme viiendaga. Maksimum 80 hobust. Vaatame, mis teeb, kas tõmbab mind üle või
midagi peab saama igatahes. Kui ma siin võim on nii suur taga, et ma keeran mu kohe siin külili siin. Ei oska üldse seda jõudu siin kontrollida millegi pärast. Järgmisena stardib elektrikate esimene sõitja, kelleks on Luiga. Tegelikult on tagurpidi käik ka, aga ma ei hakanud praegu demonstreerima isegi. Ja peale seda, kui Luiga proovib elektrikaga mäkke saada, valmistuvad juba vähe karvasemad pillid ehk siis Unlimited klass. Esimesena stardib Unlimitedis. Ei ole Unlimited, Single tuleb. Single, sorry. Juba õhtu on käes. Silmad on väsid. Single klass järgmisena, esimesena koht ja Enduro start. Enne veel vaatame, kuidas Luiga vaikselt elektrikaga proovib mäge vaikselt alustada. ja proovime vaikselt. Luiga on läinud. Oi kurat, see rämedalt kakkub üle, tahaks pikka kiiget saada. Luiga lõi elektrikaga kirja tänase õhtu esimene tulemus, milleks on 31,92 meetrit. Ull relv. Ja minu eksimuse tõttu ütlemise õige asja, et... Anne, paned mäkke või? Võidad või? No, vaatame, mis saab. Ma lähen üles vastu sulle. Pardiga. Ja siit ta tuleb. Joonurid on saanud Mu väike 6-aastane järeltulija. Kui ta läks, Karle? tänases õhtus. Nukid. Kõva. Ja Karl Lukas. Finaalsõit. Mini Junior. Elektripill. No vajuta nüüd. Ossa poiss. Juba lõi all siin lappama. Iga Karl Lukas on saanud oma... Jee, Karl! Võitsid! Nukid! Sellega on... Kõva! Teised panid all juba virnane. Käed püsti nüüd! No ei jaksa ronida see asi. Kolmas käik on liig. Paneme ikka teisega edasi. No proovime selle särtsumasinaga veel. Või no peale selle on veel üks särtsutuur. Vaatame, mis saab. Nii Luiga on saanud stardi. No niimoodi kisub üles. Issand, kui õudne. Ole ainult mees ja hoia kuradi. Hoia ainult kinni, näed. Kogu aeg tõuseb ots üles. Kui esimeses sõidus oli 31,92, siis praegusel hetkel saame kirja panna 52,14 meetrit. Krossi klassi finaal. Mina vä? Oota. No. Fuck, ei hoidnud kinnina. Isegi hästi selle Enduro rehviga. Nii, Kohv elektriga finaalis ja läks üles. Järelikult pean mina minema ka. Kohv on jõudnud ka. Kohv tuleb, annab mulle kohe mota üle ja lähen kohe järgina.
mina olen 3. ja Kolb on 3. 3 sõitjat oli käinud. ei, ega ta veel ei ole, ta võib teine ka olla, kui ma sealt 30 meetrist kõrgemale ei saanud. ja nüüd siis ära kihuta. viimane finaalsõit. Palun. kohe jõudu. no ikka valmis. ai, lõpp läks napilt. kuulame. kiirem vä? Kohv on teine, mina võitsin. see on küll tore uudis. vähemalt sellegagi. Endurov veel kahjuks jah oli. täna Reefi valik, minu valik, ma ei jõudnud ära vahetada seda. ei viitsinud. ma kuulsin jah üleval ära, nii hea vaikne oli kuulata. 0,3-ga vist või midagi. päris napp värk, üleval läks laperdama.